Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 26. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame seda Pärnu huubis. Täna ma kutsusin küll ühe naisterahva, kellega me oleme juba aastaid koostööd teinud, küll koos saadet jaganud, aga ka siis läbi intervjuude natukene jutustanud. Tere tulemast, Piia Karro Selg. Tere hommikust! Jah, nagu harjumuspäraselt, tere hommikust. Kuule, me pole nüüd mõnda aega saanud niimoodi mikrofonide taga kokku saada ja pole jõudnud jutustada tegemistest, toimetamistest, nii et aita mind natukene järjele, kuidas teil Raeküla Vanakooli keskuses läheb? No tõesti, meil on nüüd viimasest kohtumisest, ma julgen arvata, 2 kuud möödas, sest me tegime seda detsembri lõpus veel viimase intervjuu, kui kuluaarides oli kuulda, et teil Tre raadios hakkavad otsad kuumamale tõmbama ja meil on väga kenasti läinud, et meil on väga tempokad päevad ja nädalad olnud, et lõpetasime jaanuari alguses selle jõuluinstallatsiooni loo, seejärel hakkasime ette valmistama Eesti Vabariigi sünnipäeva sündmust, mis oli 1,5 nädalat tagasi, oli püüapäeva suur kontsert Ilus maa siis Rein Rannapi kantaadile ja muidki kenasid koorilaulu esitusi, ka soliste ja meesansamblit. On ikkagi ka naistepäevaks üht-teist tulemas, on tulemas Pärnu kammerkoor ja käsikella kontsertansambel meile 6. märtsil naistepäeva kontserdiks õhtul kell 6. Teeme ka heategevuskohvikut ja heategevusloteriid taas ja siis tuleb juba suur sündmus, et Pärnu ju tänavu aasta tähistab 775. sünnipäeva ja Vanakoolis on meil 2 sündmust siis, et Vanakoolis kõigepealt on Pärnu päevakontsert, selline traditsiooniline ülevaatekontsert. Aga tänavu siis esimest korda Vanakooli keskus tuleb südalinna Pärnu kontserdimajja siis suurt kontserti korraldama. Kuidas te selleni jõudsite, et tulla nüüd tõesti südalinna siis kontserti korraldama, et nagu sa isegi teed välja, et natuke teist moodi ja tavapäraselt me oleme harjunud, et teie enda majas toimuvad sellised suured asjad, aga nüüd siis täitsa kohe kontsertimajas? Kui nüüd päris ausalt kõik üles tunnistada, siis ajaliinil tuleks tagasi minna aastasse 2002. Tundub utoopiline natukene, et tollel ajal veel ma isegi teadnud, et ma kunagi Pärnusse kolin ja siin elama hakkan ja siin tegutsema hakkan. Aga tollel aastal, 2002. aastal kohtusid siis Jänedal ühel rahvusvahelisel konverentsil 2 inimest, Gerald Rünn ja Piia Karro tollel ajal veel. Ja sealt hakkas meie koostöö kogu seda Walesi seltskonnaga, et seal on Film Ostert veel ja seal on palju selliseid haridustöötajaid, kellega minu teed ristusid 2002. aastal. Ja siis ühel päeval ma kolisin juba Pärnusse elama ja seejärel 2013. aastal seesama võrgustik kohtus Eestisse ja siis tekkis Walesi rahval mõte, et kuuldes, et ma tegutsen Pärnus ja kultuurivaldkonnas, et neil tekkis mõte tulla oma meeskooriga Pärnusse kontserti andma. Ja see kontsert sündiski juba 2013. aasta sügisel Vanakooli keskuses ja Tori sõjameeste kirik, ma täpselt jään nüüd nimetuse võlgu. Ja seal selle sama kontserdi raames kohtusid siis esimest korda naiskoor Leelo. Koorimaailmas on väga tavaks, et koorid seovad üksteist kuidagi sõprusega nii, et kui üks tuleb külla, siis teine nagu korraldaks või oleks toetavaks selliseks organisatsiooniks või lüliks. Ja kui nüüd see meeskoor saad Walesist, nende nimed on nii keerulised, et ma parem ei hakka neid välja ütlema, sest kõmri keel on ikka parasjagu, eesti keel on selle kõrval ikkagi muusika. Et lihtsus on meie keelevõlu. Aga jah, need 2 koori kohtusid ja meeskooril tekkis mõte, et nad väga hea meelega võtaksid Leelo koori oma kodumaal vastu. Ja siis nad algatasid seal oma heategevuskorjandused ja kõik muud asjad, nii et Leelo koor siis 2 aastat hiljem, 2015 külastas Walesi. Ja neil on tavaks, et kui nad vastu võtavad, ma arvan, et see on tegelikult igas riigis. On see, et see ei ole lihtsalt ainult esinemiste, vaid see on ikkagi tõsine kultuuride vahetamine, et siis näidati koole ja kultuurimaja ja loomulikult erinevaid losse ja lauldi erinevates paikades ja Leelo koori, muide Leelo koori kontserdi ajal Walesis ma olin ise ka kaasas.
et siis ma nägin elus esimest korda seda sellist heategevuslikku loteriid, mida nemad siis Leelo koori toetuseks olid kõikidel sündmustel teinud. Ja see on ka selline Walesi tava. Ei osteta mitte ainult kontserdipiletit, vaid kindlasti panustatakse heategevusse. Ja nii see Leelo koori siis toetatigi selle meeskoori poolt, mis sai siis alguse 2013, 2015 külastasime siis Leelo kooriga. Ja 2021 äkki, nüüd ma jään praegu võib-olla aastaarvuga võin eksida, külastas siis juba Pärnu meeskoor, Lüüdigi nimeline meeskoor Walesi ja vahendajaks siis oli Geralt ja tema abikaasa Marina meie keskusest, kes siis toimetasid selle Lüüdigi kooriga. Ja nüüd tuli väike ajahüpe ja koroonad ja muud asjad, aga minu hea kodukandi rahvas, Lehtse koori rahvas, Lehtse koori dirigent on minu lauluõpetaja, muusikaõpetaja kunagi olnud, Tiiu Tikerber, kes küsis, et kuule, et te siin ikka korraldate erinevaid rahvusvahelisi sündmusi. Äkki sul on mõte, kuhu me võiksime minna, et Leelo tahaks hakata nagu koori dirigeerimisest, mitte Leelo, vaid Tiiu, tahaks hakata koori dirigeerimisest natukene kõrvale astuma. Et äkki kuskile minna, et mul oli erinevaid variante käisin välja, et Norra ja Jaapan ja kus meil kontaktid on tegelikult ju keskusena, meil on päris häid ja üle maailma väga mõnusaid kontakte. Aga siis me jõudsime ikkagi Walesi otsaga. Vaat seal on see kindel käpp, et mitte ainult Geralt ei ole seal, vaid ka Marina teine kodu on seal. Et siis sihma-sahma kiiresti Lehtse koori dirigendile lennupiletid ja läksid kohe vaatama ja kohtuma kooriga. Ja nüüd eelmisel sügisel, siis 2025 septembris, olin jälle taas ka ise kaasas, korraldasime siis Lehtse koorile ühe kontserdi Manchesteris, ka meie heade kontaktidega Hongkongist, jube naljakas, Hongkongi kontaktidega korraldame Manchesteris kontserti ja siis ülejäänud siis pikend trip oli juba Walesis, kus me siis tõesti jälle taas külastasime erinevaid koole. See oli tõeline kultuurivahetus, ehk siis need Walesi koolide lapsed, nad võtsid meid vastu eesti keeles, nad hõikasid eesti selliseid lausekesi, nad laulsid meile, meie laulsime neile. Nüüd oligi see koht, kus Geralti koor oli nüüd jälle taaskord vastuvõtjaks. Ja siis tekkiski see, et tegelikult enne Walesi reisi juba olime kokku leppinud, et Walesi koor nüüd tuleb vastu Pärnusse taas. Ja kuna vastuvõtjaks kooriks oli üks Geralt laulab mitmes kooris, aga just selles segakooris, koor Eifi ja nüüd, äkki on see õige nimetus, siis kui me nüüd külastasime Walesi, et siis me juba ka saime täpsemalt rääkida nende siia tulemisest. Ja minu jaoks seda aega välja pakkuda, sest nende reis seekord ei ole ju ainult Pärnusse, vaid neid võtavad vastu 2 koori, ehk siis Lehtse koor ja isegi 3, et Lehtse koor, Lehtse kammerkoor siis Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Järvamaal teeb sellise tripi. Ja meie poolt siis mitte ainult Vanakooli keskus, vaid naiskoor Leelo ja Lüüdigi nimeline meeskoor võtavad neid siin pool vastu. Et siis nad annavad, nagu Lehtse kammerkoor annab nad nagu meile korraks üle, aga liitub ise ka ja mulle tundus nagu kõige loogilisem eelmisel sügisel, kui me seda hakkasime juulis-augustis hakkasime ette valmistama, et mulle tundus nagu kõige loogilisem, et see on just nimelt Pärnu sünnipäevaks, sest Pärnu on selles fookuses kogu selle protsessi olnud väga tugevasti. Ja siis loomulikult istusime kooridega esindajatega maas ja mõtlesime, et mis koht see võiks olla. Meie saal ei mahuta, sa kujutad ette, et koorilauljaid ainult sellel kontserdil, ainult koorilauljaid on 150. Meie saal mahutab, püüapäeva kontserdiga me nüüd nägime, et seal oli laval oli 60 inimest ja saali suutsime paigutada 170. See on juba väga palju. Aga kui sa paned, et nüüd koorilauljaid on ainuüksi nii palju, kui meie saali vaata ei mahu, siis see tundub nagu ebareaalne. Siis meil oli veel nagu paar mõtet, aga ikkagi see esinejate number oli nii suur. Et siis oli Evelin Mei oli see, kes ütles, et kuulge, see on nüüd küll see koht, kus me peaksime
minema suurde esindussaali, mis oli loomulikult paras šokk tegelikult võistlastele, sest Geralt ju teab meie suurt kontserdimaja. Sest tema silmad läksid ikkagi kuhu, nii suurde saali, päriselt ka või, sest ühtegi kontserti kuskil ei ole nii suures saalis tegelikult ja nii suures esindussaalis toimumas või toimunud seni. Et niimoodi me siia jõudsime, see on siuke paras väljakutse loomulikult, aga põnev väljakutse. Kuidas siis, kui see aeg nüüd lähemale tuli, ütleme siin alates augustis-septembris, kui te hakkasite seda organiseerima, kuidas see sealt see ettevalmistusprotsess käinud on, et üks asi on tõesti see ruumi koht valimine, eks ju, teine asi on kogu see logistika ja kõik muud paika saada, et kuidas see sealt edasi siis ajajoon kulges nii-öelda? No ajajoon on selles mõttes põnev, et me oleme ikkagi kokku istunud korduvalt, et ka Lehtse koori mõlemad dirigendid ja koori vanem on kohal olnud siin, et meil oli siuke vahva sündmus nagu Vanakooli keskuses oli perepäev vanavanemate päevaks ja siis tulid kooride esindajad kõik kokku. Enne Täht oli veel abilinnapea kultuurivaldkonnas ka ja ta tuli nagu nii meie vanavanemate päeval ja siis ta istus ka kooride esindajatega koos ja arutasid seda kava, et selle juures ma füüsiliselt ei olnud, sest ma olin samal ajal teist sündmust korraldamas. Aga kui ma seda kava nägin, siis üllatus, aga meie kooride dirigendid arvasid, et see kontsert ei pea mitte piirduma ainult lauluga, vaid peab kindlasti ka Eesti rahvatantsu olema. Ja rahvatantsijate juures jõudsime ka meie enda keskuses tegutseva rahvuskultuuri selts Kirmaseni. Ja esialgu nad plaanisid, et tulevad ühe koosseisuga, aga kuna me oleme nüüd logistiliselt selle plaani nagu täiesti nagu suure laulupeo ette valmistanud, koorid lavalt maha, tantsijad lavale, koorid saalis liikuma. Nüüd tuleb jälle selline karm number, inimesed, kes on sündmusi korraldanud, nad teavad, et 150 lauljat ja 64 tantsijat on sellel sündmusel lavale tulemas, nii et Rahvuskultuuri selts Kirmas ja segarahva tantsurühm Hää, siis mõlemad Raivo Ermi eestvedamisel tulevad lavale ja mõlemad plokid siis lõpevad suure tantsulise numbriga. Et see on veel saladus, seda ma ei ütle teile, see tulge ja vaadake ise, mida te seal laval ka näete. Aga jah, tehniliselt, et mul on tegemist ju meeskonnas väga professionaalsete esindajatega. Hilja Vainula, Evelyn May, Pärnu kontserdimaja direktor, Marika Pärk ja ülejäänud kogu see seltskond, kes nagu toetavad seda protsessi, kellega me oleme saali üle vaadanud ja vaadanud, kus, mis lava ja kuhu keegi liigub ja mul on nii põnev, ma olen nagu väike õpilane seal kuulan, vaatan ühele silma, vaatan teisele ja siis just laupäeval oli meil kokkusaamine, kus me siis vaatasime veel ja tõstsime veel laulusid, et nad paremini kõlaksid ja üks protsessi osa on, mis ei ole mul veel päris lahendatud, aga ma arvan, et see laheneb ka kohe-kohe, et Pärnu päeval on tavaks Pärnu linnavalitsusel teha vastuvõtt teenetemärkide saanutele ja tulevastele saajatele. Et see on mulle veel hetkel lahenduseta, et kuidas, kuna meil saalis viibib sellel sündmusel nii laval kui saalis viibib päris palju neid, kes on varasemalt saanud. Et sellel mul veel lahendust ei ole, aga mul on selline salatunne. Ma selle teema kohe tõstatasin augustikuus juba rääkisin Anuga avalike suhete teenistuse juhiga sel teemal, et ta oleks teadlik. Et mulle ei meeldi sellised üllatusmomendid, et keegi peab nagu ennast nii tähtsaks, et paneb ennast paika ja arvesta teistega. Et ma andsin sellest teemast teada. Meil ei ole praegult küll mingit diskussiooni olnud, aga natukene kuluaarides ma juba miskit olen aru saanud. Et kuidas see asi ka lahendatakse linnavalitsuse poolt. Ütleme nii, koos lahendame selle. Aga jah, praegult on ta sujunud kuidagi, väga põnev on jälgida seda loomeprotsessi osa, kuidas nad istuvad koos, kus mina olen selline, ikka jälle õpipoiss. Hästi põnev on ka see selle asja juures, et alati ei ole mul Marina kõrval, et meil, kuna me töökeel on ju segakeel, ehk siis plokid, kus meil arutame eesti keeles ja siis tuleb plokid, kus meil on vaja ka võilslastega asju arutada, siis arutame, Geralt on seal kõrval, et siis toimub ka see vestlus veel inglise keeles, et see on
hästi põnev, aga jah, muide nad pärast seda lähevad veel ju meie juures lõpetavad Pärnus, siis järgmisel hommikul liiguvad nad veel Tallinnasse. Tallinnas on neil ka ühes sotsiaalkeskuses veel väike kontsert ja siis nad naudivad Tallinna kesklinna ja siis nad istuvad juba lennukisse ja lendavad tagasi. Pluss veel see Lehtse koori poolt valmistatav esimene etapp. Ma arvan, et kui nad koju lähevad, siis nad tahavad kõigepealt magada, sest neil on ikka niuke tempo seljas, et aga nüüd ise olles nii suure ürituse korraldamise meeskonnas, ütled küll, et õpipoisi rollis, aga no teades sinu juhtimisoskust, siis ma usun, et sul on sellel kõigel selline ülevaate nagu moment olemas kõigest, eks ju. Kuidas siis tunne on, et kui see tuli jutuks, et teeme nüüd kontsertimajas, et kas praegu, kui keegi ütleks, et kuule, teeme siin aasta teises pooles üks uhke kontserti ja sa näed seda eeltööd, mis kõik toimub, et kas praegu ütleks nagu kohe jaa? Ma arvan küll, et eks neid suuri asju on ju saanud teha ju need erinevad teemanädalad, et siis ma ju kippusin olema ju ainult kabinetis ja logistikat üles seadmas. Kui keegi oleks mulle öelnud ju, ma ei tea, eelmise aasta augustis, et me teeme selles kohas kohe, et siis võib-olla mul oleks mingisugune suurem aukartus olnud, et hirm äkki tekkinud. Aga see on see õppimise protsess, et jaa, sa oled selles mõttes õigel teel, et mulle meeldib asjadest ülevaadet saada, et ega mul ju sellist suurt hirmu, et ma ei saa äkki hakkama, et seda mul ei ole. Sest vaat see ongi see tugev meeskond on, sa tead, et nemad teavad. Et nad oskavad ette kujutada, kuidas neid asju teha. Et ega nüüd ma ka teinekord kirjutan ja küsin, et eile mul oli Eveli Loorentsiga näiteks, et kuhu ja kuidas me täpselt ikkagi saalis, kuna koorid liiguvad ikkagi, et maksimum hetkel on saalis 80 koori liiget, kes peaksid nagu rahulikult paigas olema, et nad ei saa lihtsalt suvaliselt seista, sest nagu nii on palju seismist, on ju. Et selliste inimestega asju ajada, kes teavad, kuidas nad teevad ja mida nad teevad, see tõstab ka ise enda silmis, enda väärtust, et see on see koht, et et küsid sellelt, kes teab. Annad sellele, kes teab, usaldad seda, kes teab. Ütleme, minu suurem roll on hetkel tagada see antud momendil see waleslaste liikumine ja toitlustamine ja ma olen küll ka selle kontserdi õhtujuht, et mul on ka vaja koos Geraltiga me seda teeme ja et mul on vaja ette valmistada ka tekstiliselt need mõtted, mida me väljendame ja et meil kontsert saab olema 2 keeles, kõmri ja eesti keeles, et kõmri keeles, sellepärast, et külalised on kõmri või sealt Walesist on või Kõmrimaalt, mõlemad on õiged variandid, et tõlkida täpselt kõmri keelde ainult see osa, et mul ei ole vaja põilslastele näiteks kirjeldada, miks on meie kontserti pealkiri Darlin. Esimene pool on palve, mis ei võrdu Darlin näiteks. Et seda mul ei ole vaja Waleslastele Walesi kõmri keeles selgitada. See on ainult, tuleb lavalt siis eesti keeles on ju, et see on nüüd järgmise kuu, ütleme selline minu jaoks paras väljakutse, et kuidas balansseerida seal selle jutuga nii palju, et tegelikult ega minul ja Geraltil on seal need jutupausid on eelkõige ju sellel hetkel, kui kooride liikumised, logistika toimub, sest muidu on vaja agu anda. Et iga koor esitab 4 pala. Kõmri esindajad siis 1 pala rohkem, nendel on ka solist laval, aga nagu eriliselt mõnus väljakutse on see ühendkoorid, kus waleslased laulavad lausa 3 eestikeelset laulu. Ja eestlastega koos lauldakse 1 laul ja siis selle kontserdi nimilugu palve kõlab siis, kus waleslased ainult ümisevad kaasa, sest tõesti seda palvet nad ei ole eesti keeles õppinud. Kõmri palve, Darlin, mis on tegelikult tähenduses pilt, kõlab kontserdi alguses. Et mitte lõhkuda 2 erinevat, 1 laulu küll, aga nad on ikkagi väheke erinevates seadetes. Kontsertblokis on päris tugev tempo ja siis vahepalad me sisustame, et hästi mõnus on. Ja tõenäoliselt ma arvan, et ma ei pelgaks kontsert suurt saali. Meil on küll suur saal mõnikord teemaks olnud näiteks
ma arvan, et see oli teemaks Türgi nädalal, kui meil olid Türgi esindajad, et keda Türgi suursaadik arvas, et võiks olla Pärnu kontserdimajas. Ja me piirdusime küll kammersaaliga, mis on ka piisavalt suur. Aga jah, me ei ole varasemalt, et väga lahe, ma olen nii põnevil sellest. Aga rääkides nüüd kontserti sisust, millest siis kontsertil kuulda saab? Tegelikult ju Eesti esindajatel on ikkagi kavas Eesti autorid. Et kõik koorid on oma parima valiku teinud. Loomulikult, kui päris algusse minna, siis loomulikult kõlab Eesti hümn. Ja sellele, et see kõlab meie kontserdil, on väga konkreetne põhjus, millega see kontsert saab nagu lõppfinaaliks, miks me sinna peame jõudma, miks me otsustasime kindlasti, et Eesti hümn peab kõlama. Seejärel kõlab nimi laul, mõlemal juhul on siis laval Lüüdigi nimeline meeskoor pluss Walesi segakoor, kes siis laulavad mõlemat laulu, nii siis Eesti hümni, pluss kõlab siis Darlin, seda siis kõmri keeles. Ja miks on just meeskoor laulab Darlini kõmri keeles, sest see oli üks nende lauludest, mida nad esitasid oma reisi ajal. Ja seejärel tuleb siis selline õrn Eesti naislaul. Seejärel liitub Leelo kooriga Lehtse koori, kammerkoori naiskoosseis, ikka niimoodi pehmelt ja malbelt. Seejärel Leelo naised tulevad lavalt maha ja Lehtse kammerkoori mehed liituvad. Nüüd on Lehtse kammerkoori plokk, 4 laulu. Seejärel tulevad maha Lehtse kammerkoori naised. Liitub meestega, kammerkoori meestega liitub Lüüdigi meeskoor. Nüüd tuleb siis tugev meeste laul ja nüüd tulevad kõik mehed maha ka. Ja nüüd tuleb see üks mõnus väljakutse koht, kus läheb tantsuks. Küll te siis näete, mis tantsuks läheb. Küll, kes tantsupidudel käinud, need teavad, mis võiks olla see üks tantsudest, mis nüüd tantsimiseks läheb, nii et lava on tühi ainult tantsijate päralt. Ja nüüd tuleb mõnus väljakutse koht, kus kooridirigent peab dirigeerima ja samal ajal tantsijaid jälgima nii, et lauldakse saalist. Koorid paigutavad ennast saali külgedele ja dirigent peab neid juhendama samal ajal dirigeerima, kui tantsijad tantsivad, nii et see saab olema üks väga lahe hetk. Ja nüüd tuleb paus, et nüüd saavad kõik natukene lõõgastuda. Ja kui nüüd järgmine plokk algab, siis on laval kõmrikoor ja nende solist. Ja ennast on juba lavale tegelikult ka paika pannud koori rõdule nii naiskoor Leelo kui meeskoor Lüüdigi nimeline meeskoor. Ja saalis ootab enda lavale minemist Lehtse kammerkoor siis esiridades. Ja nüüd on see meie külaliste hetk, kus nad siis saavad oma võimsa lauluhääle kõlama lasta. Ja kui nemad on lõpetanud oma 5 loolise ploki, siis tuleb see ühendkooride koht, kus Lehtse koor läheb kõmrikoori kõrvale ja nüüd kõlavad siis need võimsad Eesti laulud ja selle ploki lõpetab taas ka nüüd rahvatantsurühm oma 64 liikmega, kes liitub nüüd lavale siis nii, et kõmri ja Lehtse kammerkoor on kenasti laval, mees- ja naiskoorid on üleval koorilaval ja kui see on lõppenud, siis tuleb nüüd see koht, miks kõlas alguses Eesti hümn. Nimelt on Walesis kombeks kõik sündmused lõpetada mitte traditsiooniliselt suure ainult koori esituses, vaid kus kogu see rahvas tõuseb alati püsti ja kõik laulavad igatsusega oma riigi vabadusest ja Walesi hümnist. Mul tõuseb alati kananahk ihule, kui see hetk tuleb, et ma Lehtse koorile, nemad ei olnud sellest kuulnud varem, kui ma nendega koos reisil olin, siis ainus, kes seda, ma ütlesin ette sellele, nendel on videomeister on kaasas, videotegijale ütlesin, et sa võid valmis olla. Et kui kontsert on selline tunne, et nüüd kõik tõusevad püsti, hakkavad ära minema, siis tegelikult tõuseb saalis iga inimene püsti ja paneb hõiskama selle kõmri hümni. Et see on nüüd see koht, kus see suur tugev igatsus oma vabaduse järele kõlama jääb. See on nagu nii kindel. Mina selle välja käisin, et kõmri hümn on niivõrd elementaarne, et see kõlab ka meie kontserdil, kuna see on tänuks Kõmrimaale, et nad on meid nii sõbralikult alati vastu võtnud. Siis oli niivõrd elementaarne,
et ei tekigi küsimust, et meil see kõlab ka Eesti hümn seal alguses. Kogu see pilt, mille sa siin maalisid, see juba praegu toodab nii äge tulevat, et ma arvan, et kui nüüd kõik pusled ka seal konkreetselt paigas nagu on, et siis see on ikka üks väga-väga suur tippsündmus, mis tulema saab. Et samal ajal, kui sina siin rääkisid ja ütlesid, mu tebi kananahk ihule, selleks ajaks oli mul sinu jutu peale juba 3 korda käinud see jutt üle kere. Sest et kõik see jõud ja siis see pehmus ja siis see vuff on ju, et sa andsid selle nii hästi edasi, et mul tundub, et selliseid üritusi sellises formaadis võiks isegi rohkem olla, kui mitte ainult üks linna sünnipäeval. See on võimalik tänu just nimelt kõikidele nendele inimestele, kes on läinud, kes on tulnud, kes on toetanud, et see start 2002. aastal, et me üldse tuttavaks saime ja siis alates 2013. aastast, et see on ikkagi ainult võimalik tänu sellele, et see kõik on eelnevalt olnud. Mul on endal selline tunne, et sa võid öelda, et kuulge, teeme ühe sellise kontserdi. Suvaliselt, ütleme 4, 5, 6 koorile teeme midagi sellist, siis see on ka loomulikult võimalik luua see sidusus ja kõik, et kuna inimesed tunnevad üksteist. Aga antud momendil see ei ole lihtsalt, et me tunneme üksteist, vaid see on vastastikku juba pikemal ajaperioodil üksteise toetamine toimunud. Ehk siis kõik need 3 Eesti koori, siis 2 Pärnust, 1 siis minu kodukandist, et nad on saanud nagu nii sellise tugeva emotsionaalse vastuvõtu osaliseks. Et juba see annab sellele eelduse, et tahetakse parimat ja soovitakse ja üksteist tuntakse. Julgeks öelda, et see on juba täitsa vereside. Me tõesti armastame üksteist. Ja kui siin Lüüdigi meeskoor tegi ka ju oma reisist üle-eestiliselt juba tänaseks tuntud filmi, Kõmrimaa kutse oli selle filmi nimi, mis on ka ju kättesaadav, kes tahab natukene rohkem Kõmrimaad tunda saada. Ja Lehtse kammerkooril on nende YouTube'i kanalil kogu sellest reisist väga palju materjali. See, kuidas neid vastu võeti, oli lihtsalt nii soe ja selle Kõmrimaa kutsel ka see tegelikult kõlas see läbi, et on nagu nii väga Eesti moodi on see kauge maa. Et see vabaduse iha ja nemad ja meil on ju ikkagi nime pärast ju vabariik olemas, aga nemad on jätkuvalt kuningriigi katuse all. Ja nad igatsevad seda vabadust tunnet. Ja see kõmri keel, see on ka oma, et me otsustasime, et miks me peaksime kasutama 3. keelt, antud juhul oleks see ju inglise keel. Et me otsustasime, et saalis viibijad on eestlased, saavad minu vahendusel kuulda neid mõtteid, mis meil öelda on. Ja nii palju kui vaja, saame siis anda kõmri keeles Geralti vahendusel meie külalistele seal esimestes ridades informatsiooni, sest kogu esimese kontserdi osa on nad ju saalis naudivad seda. Et oli ka korra juttu, et meie mees- ja naiskoor, et nad on selle teise ploki alguses on saalist väljas, aga üleeelsel kohtumisel nad ikkagi ütlesid, et nad tahavad ka ikkagi kõmrikoorist osa saada, nemad tahavad ka kuulda nende laulu, et nad sätivad ennast sinna koorilavale ilusti vaikselt. Nii et sellist sündmust on nii mõnus teha, sest sellel sündmusel on nii suur selline soojus on kaasas. Jah, et see ei ole ainult see, et kogume piletitulu ja pigem see on hoopis teistsuguse vääringuga. Rahast ma täna hetkel ei tahaks üldse ju puudutada, sest ega me ju väga täpselt ei tea, kõmrikool on loomulikult väga palju katavad ise, et nii nagu mul on ka teiste kooridega, et ega Eesti koorid on ka ju samamoodi ju võimalikult palju ikkagi ise katnud, et vast kõige suurema toetuse osaliseks sai kunagi Leelo koor, kelle jaoks tõesti majutused ja toitlustamist päris palju kaeti. Aga nii Lehtse kui Lüüdigi koor, et nad on ikkagi oma kulud ise katnud. Et meie oleme proovinud organisatsioonina nii palju, kui on võimalik toetusi, et Pärnu linna toetamas kultuuriprojektina ja suur kultuurkapital, et Pärnu kohalik kultuurkapital sai ka nüüd toetustaotluse meie käest, et eelkõige selliseks turundus- ja teavitustegevuseks, et kõik maksab lihtsalt päris korraliku raha. Et me ei ole praegult nagu mingites, ma ei tea, mingis
sellises utoopilises ettekujutuses, et nüüd me teeme seal Pärnu kontserdimajas kohutavalt suurt kassat. Meil on tore, kui me saame kõik kulud, kaasa arvatud kooride esindajad, et nad saaksid mul mingisugusegi toetuse tagasi, sest see töö on väga suur. Et selle kohta ei saa öelda, et tulevad ja laulavad, sest juba see ettevalmistav periood, need läbirääkimised, arutamised, aga see on see puhttehniline pool. Aga kooridega tuleb teha kooridirigentidel ja klaverisaatjatel väga suurt tööd, et see kõik kena välja tuleb. Ja kõikide nende kooride dirigendid ja juhid on väga petantsed inimesed. Nad on perfektsionistid, neil peab olema iga noot ja iga liigutus paigas, et nii palju ma neid kõik juba tunnen. Et see ei ole lihtsalt, et ma lähen ja teen selle ära, vaid nad kõik otsivad kõrgeimat kvaliteeti. Ma tean, et pileti hind on teil väga mõistlik. Räägi natuke, mis ajani, mis hinnad kehtivad ja kus neid pileteid juba praegu soetada saab? No hetkel on nii, et me otsustasime, kuna need müük kestab kuni ju selle sündmuseni 5. aprillil kell 3 siis Pärnu päeva pärastlõunal ja me otsustasime, et kuu aega enne seda siis tõuseb ka väheke pileti hind, et 4. märtsini on võimalus soetada kas Pärnu kontserdimaja kassast otse, kõikidel sündmuste aegadel siis, kui kontserdimaja lahti on, hindadega siis 10 eurot on pilet erinevatele soodustustele, lastele, noortele, pensionäridele, puudega vähenenud töövõimega isikutele, et nendel on ta 10 eurot ja siis tavapilet on 15 eurot. Et kes soovib veel soodsalt saada, siis kuni 4. märtsini. Tõuseb pilet nüüd 5 euro võrra, mõlemal sihtgrupil, nii soodustusega tõuseb ta 15 euroni ja tavapilet siis 20 euroni. Teen küll ühe müügipäeva, ma vaatan veel missuguse hinnaga ma täpselt teen, aga ma lähen kohale ka 15. märtsil seenorite messile. Siis ma hakkan ka müüma, et ma ei saa praegult öelda veel päris kindlasti, et ma teen ühte või teist hinnaklassi. Võibolla me otsustame koos meeskonnaga, et me teeme mingi keskmise hinna, et mitte selle soodushinna ja mitte ka selle kallima hinna. Et aga seda me otsustame veel, meil on veel paar nädalat aega. Et teine koht siis mul jäi ütlemata on piletimaailm.ee. Et ja kes tahab, et on võimalus ka näiteks minuga ühendust võtta kõikidel plakatitel, kui te plakatit avastate internetis või stendidel, et seal on minu telefoninumber ka, et ma olen seenioritele teinud ka nii, et kes kipuvad nagu hätta jääma, et Raeküla linnaosas on neid inimesi minu juurde tulnud ja siis ma ostan nagu ise pileti välja soodustingimustel ja siis ma trükin ka Vanakooli keskusest talle selle pileti välja, et ma olen ka nii teinud. Kes ei võta nagu ette seda teekonda siin kas kesklinna või ei oska seal internetis niimoodi majandada, et aga seenoride messile ma lähen kindlasti välja, piletid on kaasas, et kes siis soovivad veel soetada, et hetkel oleme me arvestanud ainult saaliga, aga kui huvi läheb suuremaks, siis lähevad loomulikult müüki ka rõdud, et nii me oleme kontserdimajaga arutanud. Olen kuulnud, et on mõistlik hind. Et kuidagi tuleb see raha saada, millega toetada seda kogu ülejäänud protsessi. Et toimub siis pärast kontserdimaja veel ka kooridele ja rahvatantsijatele ja meie majas siis väike selline reception vastuvõtt, et selline sündmus ka, aga see on tõesti kinnine sündmus, et kui ma ütlesin sulle, et 60 pluss 170, 230 inimest suutsime me tol päeval püüapäeva kontserditel 2 kontserdil saali panna. See tundub olema Vanakooli keskuse täielik lagi, et aga see ongi vastuvõtu vormis, et kõlas just kooride poolt laupäeval, et eks meil läheb siis vastastikku tänu laulmiseks. Vanakooli keskuse saal selleks väga hästi sobib. No sinu jutust käis korraks läbi ka see, et teil on keskusel ja ka sinul endal hästi palju ka rahvusvahelisi kontakte. No tõesti, ma ei küsi su käest mitut riiki seal nagu nii-öelda omade tutvusringkonnas. Pigem ma küsin seda hoopis teises võtmes, et oled hästi toimekas, hästi avatud, hästi läbilöögivõimeline, jah, see vist on see õige sõna. Mis on see, mis on sind jätkuvalt Pärnus hoidnud, sest et sul oleks maailmas tänu enda heategevusklubile, tänu mis iganes muule väljundile nii paljud uksed lahti. Et miks on see, miks sa oled jätkuvalt Pärnu kasuks otsustanud? Tänasel päeval on see kindlasti see, et mul on kodu siin, see on minu kodu.
See on antud momendil ikkagi veel minu töö, mis ei tähenda, et ma ei ole mõelnud, et ma liigun edasi või hoopis tagasi. Sest ega ma tunnen ikkagi väga tugevat sidet ka oma vanemate koduga, kus ma võimalikult palju, kui vähegi võimalik, siis aega veedan. Et siin elab minu poeg ja tema pere. Ma oma tegemiste juures ka selles tunnen aeg-ajalt, et ma ei panusta või ei ole olemas nii palju, kui ma ise tahaksin olla vanaema. Sest ma olen ikkagi 2 võimsalt laheda põnger ja vanaema, et see on maailma kõige mõnusam kingitus, kui sul on sellised sellid on võtta. Et Pärnu juures, kui mõelda, et ma tegutsen ju viimased 20 aastat kultuurivaldkonnas, siis mina julgen väita, et Eestis, mina, kes ma olen väga mitmeid erinevaid sündmusi korraldanud, siis Eestis teist sellist paika, jätame selle Tallinna kõrvale. Tallinna on nagu nii juba metropoli staatuses ja ma ei räägi siin elanike arvust, vaid ma räägin sellest multikultuursusest. Et siis tegelikult Eestis ei ole teist nii kultuuri täis paika, kus sa võid kultuuris osaleda, kultuurist osa saada, kultuuri teha. Ja kuidas ma julgen seda väita? Siis ma julgen seda väita, et kui ma olen korraldanud sündmusi inimestele mujal Eestis, mingisuguse algus- või lõpp-punktiga ka siin Pärnus taas, sellele erinevatele seltskondadele, siis ma ei leia inimestele nii vabalt kultuuris osalemise võimalust suvalisel nädalapäeval. Ma ei tea, mis on see Pärnu fenomen. Ma arvan, et Pärnu inimesed, kes kultuuri teevad, olenemata missuguses organisatsioonilises staatuses nad on nad äriühingud, on nad mittetulundussektor, on nad nüüd riiklik sektor või omavalitsuse sektor, siis ma arvan, et need inimesed on parasjagu hullud, päriselt ka. Sest kui mõelda selle peale, et tegelikult on sul võimalus kultuurist osa saada 365 päeval aastas. Olenemata kellaajast midagi sa alati leiad, kuhu minna oma külalistega. See on midagi nii erilist, et ma arvan, et kuni ma tegutsen veel kultuurivaldkonnas, ma võin ka teisi valdkondi, ma võin noorsootöö valdkonnas või mis iganes valdkonda ju võiks tegelikult veel torkida ja ma ju ka tegelen nendes valdkondades, siis kultuurivaldkonnas siis on see nagu nii eriline. Ma ei tea, mis nendes inimestes seda hullust esile kutsub, aga see on tõesti hullumeelsus. Ma ei keskendu siin ainult Pärnu linnale kui sellisele, ka juba Sindi või lähed natukene kaugemale Vändrasse igalt poolt. Sa võid 50 kilomeetri raadiuses leida kindlasti linna külastavatele inimestele tegemisi, mida sa ei leia, kaasa arvatud näiteks Tartus, mis on suur linn. Vaat selles on see nende inimeste hullumeelsus ja müts maha kõigi nende ees, kes selle asjaga tegelevad, sest see on väga suur asi, mida nad teevad. Mul on nii hea meel, et sa selle teisipidi välja teed, mitte keegi pole kunagi, vähemalt minuga vesteldes, sellist poolt välja toonud, et meie Pärnumaa kultuuri tegijad varustavad meid põhimõtteliselt iga päev millegagi siis terve maakonna lõikes nii-öelda. Just, et aga seda sa saadki aru siis, kui sa ei tegutse nagu ainult ühes kohas. Et ma olen ahastuse piiri peal olnud. Ma olen korraldanud nii, et ma olen tellinud eraldi kultuurisündmusi. Ja ma ei räägi sellest, et kultuur tuleb sündmuspaika, vaid ma räägin, et me lähme nende inimestega a la Tartu linna. Lähme selle grupiga liiguma sinna ja mul on nüüd vaja leida neile mingit tegevust. Usu või mitte, ma olen kontserti tellinud selle peale, et palun tehke, siis arutleme, tullakse vastu, tehakse ära seal nagu selles linnas, mis ei ole Pärnus loogiline. Kui ma oleks selle sama grupiga Pärnus olnud, siis ma oleks kuskilt 50 kilomeetri raadiusest leidnud mingi tegevuse, millele ma oleks meie inimesed nagu liitnud. Aga ma olen pidanud oma 340 liikmelisele grupile tellima siis. Mul ongi see võrdlusmoment, et ma olen nii tänulik selle eest, et ega meid korraldajatena peetakse parasjagu hulludeks, meid ka oma korda. Et eestlasi, et see sama Interschool, mis 2002, kui ma kunagi meeskonnas olin, ja see rahvusvaheline haridustöötajate võrgustik, et siis ka tegelikult need inimesed, kes tulid üle Euroopa ja üle maailma kokku, kaugem inimene oli Ameerikast, siis nad üllatusid, kui palju eestlased mõtlevad sellele kultuurile.
ja kui eripalgeline see on, siis kõik need ülejäänud, mida mina olen oma meeskonnaga ka korraldanud, siis juba eeldatakse, mis meil siis täna õhtul tuleb. Ja need ei ole nagu ühepalgelised, et sa teed alati kutsuda a la viiuldaja kohale. Et see eestlaste kultuuri mitmepalgelisus, et pasunast rahvapillini või rahvatantsust K-popini või no mida iganes, et see ajab nagu mujalt maailmast tuli ja nagu niimoodi parajalt muigele. Me oleme käinud Interskoola haridustöötajate seltskonnaga näiteks kuulamas Urmas Sisaski Tähe Jäneda mõisa Tähe mingi kontsertsaal või mingi tähistaevasaal või mis iganes ta. Täna on küll Urmas ammu taevas, aga kui Urmast vaadati ja kuulati, siis need väliskülalised nad ikkagi vaatasid ja mõtlesid, et kes need eestlased siuksed parasjagu on. Et võt see ongi see meie, see kultuuri mitmepalgelisus, et ja Pärnus on see peaaegu kõik korraga. Natukene mõtled ja siis sa võid leida, et vaatad kultuurikalendrit. Nüüd on üks koht, mida ma küll, hea koht vist märkimiseks, et mida võiks Pärnu kultuurikorraldajad nagu pikemalt ette mõelda, et need, kes selliseid sündmusi korraldavad, gruppe vastu võtavad, ükskõik kas nad tulevad siis kaugemalt või lähemalt, siis meil nende kavade koostajatena oleks ülimalt hea, kui Pärnu kultuuritegijad või koolitustegijad või kes iganes, et nad võimalikult varakult, ka siis, kui neil ei ole veel detailid paigas, et nad ei kardaks seda nendesse infoportaalidesse, seda infot võimalikult varakult üles panna pool aastat, kuna meie töötame sisuliselt aasta juba ette erinevate gruppide ja nagu tegevustega. Ja ma arvan, et teised sellistes valdkondades tegutsejatel on sama teema, et mida varem ma saan kas või märksõna, siis ma saan sinuga juba ühendust võtta ja kui mina saan juba a la oma 30 inimesega sulle saali tulla, siis on sul ka endal kindlam tunne. Võt see on see koht, mida ma vahetevahel nagu mulle tekitab probleeme, sest kui ma oma meeskonna liikmetele ütlen, et aga vaadake kultuurikalendrisse või mõne tegevuste kalendrisse, et visake pilt peale, et mis seal on tulemas, et me saaks juba oma grupile nagu kuidagigi planeerida, siis pärnakas tõenäoliselt natukene pelgab, et kas mul on juba päriselt valmis. Ega ma ise ka, et mul on praegult keskuses ekstra töötaja, kes töötab selle nimel, kes proovib saada võimalikult varakult infot kultuurikalendrisse, et ma saaksin nagu teistele tänulikele kasutajatele seda nagu eeskuju anda, et paneme kalendrisse, sest teistel on seda infot vaja. Jah, mida varem, seda parem. Just, et muidu me hakkame otsima kaugemalt, aga kui ma nädal või 2 ette teada saan, siis on vähe. Aga sellele vaatamata Pärnu on nagu müstiliselt kultuurne linn. Ma ei saa küsimata ette, kas Palve Tallinn on kenasti kultuurikalendris olemas? Ammu. No muidugi. Nii et lähme uudistame sealt lisainformatsiooni. Aga Piia, suur aitäh sulle selle jutuajamise eest ja siis järgmisel korral juba uued jutud. Teeme niimoodi, aga aitäh, sa mind vastu võtsid. Kohtumiseni.